Porsche ringile ikka on vahepeal asja, aga väga ekstra tore on, kui sul avaneb selline vaatepilt ja tekib võimalus kõikidesse nendesse Porschedesse sisse istuda, neid samas siin ringrajal proovida. Nüüd juba mitmendat aastat tegelikult on ju rivvi sisse toodud ka Taycanid ja lahe oligi, et esimene uue Taycani kogemus siis kohe ringrajal. Ei jää see elektriauto millegagi alla, eks võib-olla see kaalu küsimus on, sest et kui me vaatame kogu seda rivi, siis tuleb nendega ära sõita ja saab hakata arvamust avaldama. Uuenenud Porsche Taycani Turbo S-iga esimene kogemus, sõidukogemus kohe ringrajal. Lahe on just nende sõidurežiimidega mängida ja aru saada, et kuidas see vedrustus erinevates olukordades siis mängib kas siukse mugavuse või sportlikkuse kasuks. Mis autos istud? No see on 911 variantidest kõige kõvem Turbo S, kui kõrvale jätta siis nüüd juba GT RS autod. Ma ei mäleta, et ma sellega oleks autos sõitnud, aga ma ootan sellest 911 omast sellist vaikset ja väga vaos hoitud sõitu. Autoriivid on siis selline, et Rainer sõidab selle minu Kampsuni värvi 718 Boxsteriga ees, seda meile ei anta, aga Taycanid. Kõigepealt oli Turbo S, siis Taycan 4S, 911 Turbo S, Carrera 4 GTS, Carrera 4S, seal lõpuotsas veel 718 Cayman ja seal vahel ka 911 Carrera S. Sõitjaid vahetatakse autosid ja tegelikult mõne tunniga saab neid kõiki järjest proovida. Ma olen kuskil jõudnud siia rivi keskpaika ja sel masinal Porsche enda sportkrono järgi suutsin ma mingisuguse, natuke nihverdasin ennast ja jätsin eessõitjatega vahet sisse, aga suutsin 1.25 aja sõita. Aga sealt tagantpoolt tulles siis Cayman oma nagu kaalu ja kerguse poolest on kõige ägedam. Sealt tuleb üks üllatus veel, aga sellest saab kohe rääkida.
ja paar kiiret ringi teha. Number 3 peab tulema või? Jah, siis saad ise. Ma olen sulle. Said või? Ei saanud, tühi pilet. Sinul on pilet või? Tühi pilet. 2 tühja. Ma ei ole kedagi peale saanud. Kellel on veel võtmata? Raivo, näed sulle. Ei, naiste valik. Ongi. Naiste võitja. Kellel kolmas? Ja viimane on Raivo. Loosi õnne mul ei ole. Mine, muidugi see on. Jah, see saab. Kiirelt, mis veli nüüd toimuma hakkab? Kiire sõit, ma saan aru. Kiire autoga, kiire juhiga. Jaa, just. Hea kombo. Ootan ägedaid elamusi. Ma veetan ette ära kohe, et siit roopsist minna, see on väga äkki. Kus on? Ta koha pealt ei oska näha. Paul, natukene selline turiste täna sõitama. Kõrvale Kalle igapäevasest tööst. Jah, aga omamoodi ka huvitav kogemus ja ütleme nii, et see võimalus, et sai selle kapiautoga sõita, oli ootamatu ja muidugi väga hea uudis, aga see on osa minu ja Porsche koostööst ja nagu ma ütlesin, see on ka omamoodi kogemus. Millal sul viimane mingi kereauto kogemus oli? Vend, sul on praegu aktiivselt veel sõitmasi neid. Tegelikult ma paar aastat tagasi sõitsin Leedus seda Palanga sõitu ja seal me olime Ralfiga tiimikaaslased ja see oligi nii-öelda mu ainuke reaalne kogemus kereautoga. Aga selles mõttes, et kereautoga ei ole kunagi raskem sõita kui vormeliga, see on fakt. Et kiiresti on iga autoga raske sõita, aga nende autodega on äge sõita, sa saad sisse hüpata ja kohe nii-öelda nagu suruma hakata ja kiirid ringi sõita, kui vormelis sul on päris palju asju, mis sa pead teadma ja see asi nii lihtsalt ei käi, et selles mõttes on kireautod väga ägedad. Tuldi julgeti küsima ka tulla su käest sõidunippesi päeva jooksul? Või hoiti niimoodi eemalt distantsi? Niimoodi otseselt küsima ei tulnud, aga paluti, ma istuks kõrval ja siis iga kord, kui ma kõrval istusin, siis kuidagi nagu tundus, et suruti rohkem kui tavaliselt. Et ma ei teagi, kas nad soovisid nagu näidata mulle, mis nad oskavad või soovisid, et ma annaks neile näpunäiteid, aga ütleme niimoodi, et ei ole nii tore seal kõrvalistmel istuda. Ma just tahtsin küsida, et kui raske on olla kõrval, eriti kui sa ei tunne ja ei tea, mida see juht teeb. Et jah, pigem on tore seal roolis ise olla ja eks ma ise tean nende piire, eks ju, aga kui istud kellelegi tundmatule kõrvale, siis on alguses natukene ilmus küll. Ma saan aru, et mingitel õigetel ajahetkedel on siis Porsche klientidel võimalik siin sinuga Audrus kohtuda veel selle suve jooksul. Ja, see on osa meie koostööst jah, et siin on mida iganes teha, et kas keegi soovib, et ma õpetaks, oletavasti keegi väga palju enam ei küsinud, ma tal kõrval istunud, seda ma ise ei soovi teha. Aga võib-olla ka on siis veel võimalus selle kapiautoga sõita, ma täpselt ei tea, aga et ma siin Porsche ümbruses platsis olen ja nemad see aasta mind toetavad, nii et eks ma üritan neile nagu midagi tagasi kanda. Nüüd oleks küll tehtud mees. Mul on neid tegelikult mitu tükki, aga ma teen selle kohe, personaliseerin ära. Väga õiget. Rivi hakkab hõredaks jääma, mitte sellepärast, et keegi oleks pahandust teinud. Eestis me oleme nendel autodel paagid ja akud tühjaks suhanud ja pannakse järgmistele inimestele valmis, aga tegelikult on igal ühel võimalus päris sarnase ülesehitusega päevast osa saada, et vaatad Porsche.ee lehelt välja sõiduelamus ja registreerid ära, maksad oma raha ära ja tuled kohale ning saad samamoodi tutvuda kõikide professionaalide käe all, sest tegelikult, kui me veel Rainer Ausist räägime, kes on Porsche Eesti müügijuht, siis tema on ka täiesti paberiga mees, kes võib inimesi koolitada, nii et niisuguste inimeste käe all. Mõnus päev ja loodetavasti on alati ka hea ilm, kui siia Audrusse tulla.